Jeesus ütles juttu jätkates. Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriku poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid tema paljaks kiskunud ja pealekauba hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnult maha. Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed ja kui ta teda nägi, läks ta ringiga mööda. Nõnda samuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane, kui ta jõudis sinna samasse ja nägi pekstut, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga ja viis ta ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 teenarit, andis need peremehele ja ütles, kanna hoolt tema eest. Ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi teel. Kes neist 3 oli sinu arvates saanud ligimeseks sellele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Seadusetundja ütles, see, kes tema peale halastas. Jeesus aga ütles talle, siis mine ja tee sina nõnda samuti. Aga meile ka selles järjekorras loeme nüüd ka mõni salm eestpoolt Jeesuse sõnavahetuse seadusetundjaga, kes on tulnud teda kiusama ja mille peale Jeesus selle tähendamissõna räägib. Üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis, õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Jeesus ütles talle, mis seaduses on kirjutatud, kuidas sa loed sealt? Tema aga vastas, armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma aruga ning oma ligimest kui iseennast. Siis Jeesus ütles talle, sa oled õigesti vastanud. Tee seda, siis võid sa elada. See aga, tahtes iseennast õigustada, küsis Jeesuselt, ja kes siis on minu ligimene? Aamen. Ma võtan ka istet, mitte sellepärast, et aastaid juba ka lisandub, aga nii on üks ilus viis olnud vennaste koguduses piiblitundi pidada. Ja nii palju, kui vanadest allikatest on teada, siis piiblitunni pidaja pidas alati istudes. Ja küllap siin on omad põhjendused. Võib-olla isegi see, et see on koht, kus keegi ei pea esinema või rahva ees seisma, vaid üheskoos loetakse piiblit. Aga just ühte artiklit kirjutades vennaste koguduse ajaloost nüüd lugesin jälle neid asju üle ja see on ikka ääretult armas teada, et vennaste koguduse palvemaja juba arhitektuuriliselt on ehitatud nii, et me oleme üheskoos piibli lugemise laua ümber. Et kui kirik sakraalhoonele on pikihoone, kus ühes otsas on torni alt läänetornis sisseminek ja pikihoone teises otsas on altar, see peab seda vana laeva meenutama. Kirikud on kas 1 või 2 või 3 löövilised, nagu laevad kõrvuti sadamas. Ja piiskop või preester on siis seal tüürimeheks seal laeva ühes otsas, siis vennaste koguduses on teistmoodi. Kõik vennaste koguduse palvemajad, ka need, mida me näeme Saksamaal või Inglismaal, mis on uhke arhitektuuriga, nad on alati põikihooned. Alati risti
piki hoone keskel on see lugemislaud, mitte kunagi seal otsas, kus võiks olla. Et kui me ehitaksime selle kirikuks ümber, siis me paneksime altari sinna seina. Aga selle laua ümber olemine, pühakirja, piibli ümber olemine on ilmselt selle arhitektuuri paigutuse mõte ja see on levinud siis vennaste kogudusega mitmesse ja kümnetesse riikidesse seesama lahendus. Ja mõnes palvemajas, näiteks kes mäletab, siis Tõdval vanasti olid ju pingid lausa niimoodi, et kõrval olevad pingid olid näoga siiapoole, et tõesti oldigi nagu selle laua ümber koos. Ja kui veel mõelda, et need palvemajad on ju pimedad enne elektrivalgust, rahva pool reeglina aknaid ei ole, aknad on ainult lugemiseks ja laulmiseks ja sõnu öeldi etteütlemisega, mitte ei lauldud lauluraamatust nagu kirikusse võeti lauluraamat kaasa, aga tõenäoliselt see sõnade etteütlemine on juba sellepärast vajalik, et valdavalt palvemajades ei saanudki lugeda seal rahva pingis istudes. Nii et selline armas 1000 aastaid vana regilaulu muster, kus kõiki sõnu öeldakse 2 korda ja kus nad tegelikult pääsevad sellega ehk palju võimsamini esile. Kuuldes juba ühtemoodi mõtled sa läbi ja lauldes ütled sa selle järele ja lauldud palve on ka 2-kordne palve. Aga ma mõtlen just seda, et käidi ju koos palvemajades ka pimedal ajal ja siis ilmselt oligi ainult siin piibli kohal üks tõrvane lont valgust ja ülejäänud rahvas istus selle valguse ümber, sõnavalguse ümber. Ja need on olnud õnnistusrikkad koosolemised ja sellepärast ka me täna ei taha palju muud inimlikkusi juurde kui Jumala sõna. Ja me juba teame seda piiblitunni mustrit siin palvemaja aastapäevadel, et kui üks osa on siit laua juurest peetud, siis on meil kõigil võimalus oma mõtteid siin juurde öelda ja niimoodi peab see sõna juures olemine välja nägema. Aga kui me nüüd käima läheme, siis see tähendamissõna alastajast samaarlasest sai tõepoolest räägitud sellepärast, et oli üks kirjatundja, kes küsis päris kurjalt ja õelalt, me teame, aga meie võime alustada selle mõttega, et on hea, kui on neid, kes küsivad. Teate ju, et igas seltskonnas on üks inimene. Ta kas on natukene lihtsam või natukene julgem. Kui targad inimesed istuvad niimoodi koos, et hoiavad ennast tagasi ja kuulavad ja mõtlevad endamisi, siis oleme väga tänulikud, et on alati üks, kes küsib midagi täpsustavalt juurde. Ta ei päris rumal olema, aga tänu sellele saab rääkida. Ja saab ka see kõneleja, kes võib-olla ütles lühidalt ja lihtsalt oma asja ära, saab täiendada. Ja küsijaga saame me kõik samastuda. Me teame, et Toomas, Jeesuse jüngritest, on üks tänuväärne küsija. Jeesus räägib Johannese 14, et ta läheb meile aset valmistama ja me saame tulla tema järele ja me teame seda teed. Ja kui see oleks nii jäänud, siis võib-olla meil ei olekski seda kirja kohta piiblis. Ja seal on Toomas, küsib, et ta ei saa midagi aru. Me ei tea, kuidas me sinu järel tuleme, Jeesus, me ei tea seda teed. Ja siis Jeesus saab öelda selle ühe ilusa kuldsalmi, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja jälle kõrvale põige vennaste koguduses on need kuldsalmid ju väga armsad olnud. Vanades vennaste koguduse kodudes oli ikka seina peale hilisema ajal juba trükikojast lastud tähtsamad kuldsalmid, aga vanasti ka ilmselt käsitsi kirjutatud. Ja ma ikka mõtlen, kui ma näen kuskil laatadel müüakse selliseid tahvlikesi, kus on mingid ägedad ütlemised, et see on väga vana ja armas. Mina mäletan küll vanaisa ja vanaema kodus neid piiblisalme, mis rippusid seina peal, et see on miski, mis on jällegi olnud
olnud meile väga tuttav juba sajandite eest. Aga see küsija on teadlikum, kes Jeesust kiusab, see seaduse tundja. Me nimetame seda kiusamiseks, sest üldiselt on eksegeetid seda meelt, et ta ikkagi soovis Jeesust avalikkuse ees häbistada, alandada, näidata, et Jeesus on läbi kukkunud, et tal ei ole vastuseid keerulistele küsimustele, järelikult ei pea me teda ka järgima. Aga kui me loeme selle küsimuse sõna-sõnalt, siis me peaksime küll ütlema, et just nii tuleb ka meil küsida võimalikult sageli. Mida ma pean tegema, et pärida igavene elu? Paremat küsimust ei ole. Ja isegi kui sellele on vastatud korduvalt, tuleb meil seda uuesti ja uuesti küsida. Me jälle teame seda, et vennaste koguduses oli tavaks sellistel kokkusaamistel, kus vennad, aga ilmselt ka õed, küsisid üksteise käest, et kuidas sa võitled. Ja me saame aru, et selle asemel, et kokku tulles rääkida autodest, autod on kõik pargitud, lähme vaatame üle igale ühele midagi rääkida oma autost. Mis hiljuti katki läks ja kuidas sõidab ja või rääkida poliitikast, rääkida mingisugustest päevasündmustest. Võib meil olla ruumi omavahelistes vestlustes küsida, kuidas sa võitled, milline on sinu vaimulik võitlus või kuidas mina saan pärida igavese elu. Ja kui me siia juurde paneme apostel Pauluse, kes ütleb, et peaasi, et kuulutatakse, isegi kui seda mõni teeb kiusu pärast. Mõni teeb seda selleks, et Paulusele halba teha ja kuulutab natukene teistmoodi, siis Paulus on selle üle väga õnnelik. Peaasi, et Kristust kuulutatakse. Ja meie peame samamoodi ütlema, et peaasi, et küsitakse õigeid küsimusi. Et meil ülepea selles keerulises ajas on ruumi vaimulike teemade jaoks omavahelises vestluses. Ja kui nüüd veel tõsisemalt järele mõelda ja kätt südamele panna, siis kui sageli need meie jutud ja küsimised on puhtad ja ilusad. Et seal ei ole mingisugust isiklikku motiivi sees või soovi natukene kas ise parem välja paista või teistele natuke ära panna. Neid kohti, kus me pühakirja tsitaadi appi võtame, võib olla väga erinevaid kontekste, aga lõpuks meie palved, meie usuelu, meie väljendusviis Jumala ees ja teiste kaasteelistega rääkides, millal ta on päriselt puhas ja siiras, nagu prillikivi. Seal on alati midagi sees, midagi juures, mille kohta me võiksime öelda, et sa andsid juba mingisuguse konteksti oma sõnadele. Aga me näeme ka tänases loos seda, et Jumalat see ei sega. Jeesus saab anda hea vastuse, mida me loeme tänapäevani oma hinge õnnistuseks, sellepärast, et keegi küsis. Ja olgu see küsimise motiiv pealegi kiuslik, ta küsis väga õige küsimuse. Ja me ju näeme, et kirjatundjad, variserid, saduserid, seadused andjad on sageli nendes Uue Testamendi lugudes, evangeeliumi lugudes need nii-öelda negatiivsed tegelased. Aga me oleme ka korduvalt selle juures peatunud, et meil on tegelikult nende pühendumisest ja vagadusest väga palju õppida. Õnneks Jeesus ei anna hinnanguid, vaid kuulutab Jumala riiki oma tähendamissõnaga ja oma vastusega ja ühtviisi võivad sellest saada kosutava, teed näitava vastuse nii seaduseandja kui kõik tema kuulajad ja meie nende hulgas. Igatahes, kui see küsimus on
kõlanud, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu, siis Jeesus tõelise õpetlasena, kuigi ta ei olnud kunagi ju rabide koolis käinud, läheb kohe selle peale, kus küsimuste ja vastuste stiilis see vestlus käib ja küsib vastu, et mis seaduses on kirjutatud, kuidas sa loed sealt. Pühakirjale tuleb toetuda. Oma sõnadega ja oma mõtetega ei tohi hakata vaimulike teemade üle vaidlema. Ja seadusetundja loebki. Loeb peast ja sorinal ette, sest see on palve, mida tegelikult juudi mees peaks lugema iga päev või lausa 2 korda päevas. Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma jõuga ja kogu oma aruga ning oma ligimest kui iseennast. Ja ma arvan, et me ei peagi selle juures pikemalt peatuma, siin on kõik tõepoolest öeldud. Võib-olla ainult nii palju, et tegelikult Vanas Testamendis on 5. Moosese raamatust ei olegi väidetavalt sellist kohta, kus Jumala armastamine ja ligimese armastamine oleks sedasi komplektis koos, et ta tsiteerib ka tegelikult 2 erinevat pühakirja lõiku. Aga kui on arvatud, et Jeesus ja Uues Testamendit alates pani nad kokku, siis tegelikult on leitud küll juba Jeesuse ajal nii Qumrani vendade poolt kui ka tegelikult see on iseenesest ju näide, et ka rabide mõtlemises juba seda, et need 2 on kokku pandud, küll aga ligimese armastamist ei peeta kaugeltki nii oluliseks või nii kaalukaks, kui seda käsku Jumalat armastada. Siis Jeesuse jaoks käivad nad juba lahutamatult koos ja edasi Uus Testament ja kristlik teoloogia ei saa teistmoodi asja vaadata, et armastada ainult Jumalat või seda deklareerida ja nii, et see armastus praktikas ei realiseeru, jääb ta õõnsaks ja selline armastus tegelikult meid kuidagi ka elus edasi ei aita. Aga siin ta paneb nad ilusasti kokku, ehk siis ta on õigesti vastanud, talle võiks õpetaja öelda, istu, viis. Aga Jeesus ütleb midagi palju tõsisemat. Ja tõesti me võime öelda, et Jeesus ikka ei halasta. Ta ütleb sellele seadusetundjale, kes ilmselt oleks võinud ka muud pühakirja teksti, mida iganes siin vaja peast tsiteerida, kes väga hästi tunneb oma valdkonda. Ta saab Jeesuse käest vastuse, sa oled õigesti vastanud, tee seda. Siis võid sa elada. Ja sellest vastusest me saame aru, et Jeesuse arvates seadusetundja ei ole päriselt selle järgi elanud, mida ta nii kõlavalt ette luges. Me teame, et tegelikult keegi ei suuda. Ka Paulus räägib sellest ju korduvalt, et tema on rabi, tema on seadusetundja, aga ta on hädas sellega, ta ütleb, et ta ei suuda seaduse järgi elada ja tegelikult on ju pühakiri täis neid tõdemisi, kus ohvriloomade rasv ja kõik see, mida me inimlikult pingutades teeme, ei saa meid tegelikult lepitada päriselt Jumalaga ja anda meile igavest elu. Et see tee ei ole päriselt lõpuni käidav, ometi on see ainus tee, mis Jeesuse kaasajaks on inimestele antud. Igal juhul on selline tunne, et seadusetundja nüüd Jeesuse kuuldes, Jeesuse ees pühakirja tsiteerides, sai ise ka aru, et ta päriselt selle järgi ei ela. Ja kui Jeesus niimoodi vastab talle, sa oledki õigesti lugenud,
tee seda. Ela selle järgi ja sa pärid igavese elu. Siis see vastus nagu ei oleks tohtinud nii lihtne olla. Vaielda oleks tahtnud. Nii nagu juudi rabid olid seda hästi õppinud. Aga nüüd tuleb hoopis elama hakata selle järgi. See on kõige hullem, kui meie eluviisi tahetakse muuta. Ma tean, Meelikale see ei meeldi, aga ma räägin oma perearstist, mitte Meelikast. Et lähen ja kurdan talle mingisugust asja, tahaks rohtu saada. Punases pakendis võiks olla, korralik mõju võiks olla nii, et kõik seedimine läheb sassi ja juuksed langevad välja ja see tunned, et see on rohi, see mõjub. Arst ei anna sulle rohtu. Käsib hoopis eluviisi muuta. Kõige hullem. Pead hakkama füüsiliselt liigutama rohkem ja toitumist vaatama ja vaielda ka ei oska arstiga. Sama tunne võis olla nüüd sellel seadusetundjal seal, et ela selle järgi, mida sa hästi tunned, mida sa loed, mida sa peast oskad tsiteerida, teistele õpetada, teiste käest nõuda. Ja siis ta ilmselt paneb teise käigu sisse, ta on sellises piinlikus olukorras. Jeesus on saanud siin võidu, tegelikult pidi ju minema hoopis teistmoodi. Ta pidi saama häbistatud nende paljude ees, kus see toimus, see kõnelus. Ja siis ta küsib selle küsimuse, et aga kes siis on minu ligimene? Ta arvas, et selle koha peal suudaks ta vaielda, pikemalt vestlust hoida. Ja tõepoolest leida siis juba etteruttavalt, leida see välistav asjaolu, miks ma kõiki ei pea armastama, miks ma kõikidesse ei pea lugupidavalt ja ohvrimeelselt suhtuma, et kes on see minu ligimene. Jeesuse ajaks oli tõesti niimoodi välja kujunud, et me võime lühidalt öelda, et ligimene oli ikkagi rangelt usukaaslane, võib-olla siis ka teatud mõttes parteikaaslane. See, kes tunnistas õiget usku ja kellega ei saanud olla ka muid selliseid tõsiseid vastuolusid. Ja selles mõttes, jah, vaenlast ikkagi tuli ju vihata ja ligimest armastada, oli see tolleaegne käsuseadus. Ei olnud tegelikult mõeldavgi, et peaks võõrast ja siis näiteks okupanti või võõra rahva esindajad, kellel olid ju teised jumalad, teine religioon, teine eluviis, sarnaselt kohtama kui oma usukaaslasi. Isegi on teada, et juudi rabid ju õpetasid, et hädas olles ei tohi ka almust vastu võtta võõramaalaselt või teise usuliselt, et sa oled nälgas, sa kerjad, aga kui see, kes sulle tuleb abi andma, ei ole sulle vastuvõetav inimesena, siis ei tohiks temalt abi vastu võtta. See on see kontekst ja Jeesus tõepoolest ei halasta, sest see, mis ta edasi räägib siin tähendamissõnas alastajast samaarlasest, maalib ligimesest hoopis teistsuguse pildi. Ja see on kindlasti meile õpetuslik, et me küsime seda sama küsimust, kes on minu ligimene või kes üle pea võiks olla ligimene. Ja siis me ju tahame kuulda, et ligimene võiks olla mulle lähedane. Ta võiks olla samameelne, ta võiks olla armas, toredate elukommetega, mul oleks temaga tore koos olla ja mul võiks olla igati meeldiv teda aidata. No umbes niimoodi me võiksime mõelda. Päriselt Jumal saadab meile ligimese, kes haiseb, kes elab valesti. Kui me vaatame tema elu ja oma suhtumist, siis me ütleme, et ta on ise kõikides oma hädades süüdi, sest mõtle ise, mismoodi. Kogu aeg teed valed valikud ja satud jälle mingisuguse õnnetusse ja mina pean tulema sind aitama. Ligimene võib olla see, keda me
omale sõbraks mitte kunagi ei valiks, keda me reisikaaslaseks kunagi ei valiks, kes ei ole meile sellisena ei lähedane ega armas. Aga Jumal saadab meile ligimese meie ellu. Õnneks me ei pea teda ise valima. Jumal saadab meile ligimese, keda me vaatamata kõigele õpime armastama. Ja see on õppetund, aru saada, et Jumal on teda enne armastanud. Jumal on minu proovile panekuks või minu vaimulikuks kasvamiseks just selle ligimese mu teele saatnud. Ma pean siin midagi õppima. Ma pean selle kaudu aru saama, kuidas ka mind on armastatud, kuigi ka mina ei ole sugugi alati meeldiv ja tore kaaslane, kaugeltki mitte ideaalne oma elus ja hoiakutes. Aga see lugu läheb siit kerima, see tähendamise sõna. Ma loen Toomas Pauli tõlkes täna, ta nimetab seda mõistujutuks teatavasti. Ja siin on jutt siis ühest inimesest, kes läks Jeruusalemmast alla Jeeriku poole. Tõepoolest alla minek, seal on umbes kilomeetrine kõrguste vahe. Ma ei mäleta peast, palju see vahemaa võis olla, paarkümmend kilomeetrit, aga 700 meetrit ülevalpool või 750 on siis Jeruusalemm ja Jeeriko on tegelikult allpool merepinda, seal üle 200 meetri, nii et see on selline tõsine minek ja üles ilmselt veel raskem minna. Ja satub seal röövlite kätte. Ehk siis see mäe küljel kulgev tee, me kujutame seda vaimusilmas ette. Seal on kindlasti palju kivihunnikuid ja põõsaid, kus röövlid saavad peidus olla ja rünnata. Ja ka hilisemal ajal on teateid, et seda teed on nimetatud üksildaseks ja ohtlikuks. Seal ei ole siis ka palju pealtnägijaid, kui selline asi juhtub. Ja teeröövlid on halastamatud. Nad röövivad ära kõik asjad, röövivad ka riided, seljad ja peksavad vaese omaks. Ei olegi teada, kas ta jäi juhuslikult ellu, oli röövlitel plaan ta tegelikult tappa, sest röövlitel ei tohtinud ka tunnistajaid olla. Nende saatus oli samuti karm, kui nad kätte saadi, ootas väga kiire surmanuhtlus. Ja see röövlite asi oli seal väga julm. Igal juhul jäi mehele hing sisse ja seal ta lamas oma vereloigus ja paljana. Ja nüüd juhtub siis, nagu ühes heas loos ikka, kõik võimalused on ära kasutatud, kõik tegelaskujud on toodud sisse, et oleks võimalikult värvikas. Preester läheb mööda, pidi tema sinna sattuma. Ja preester läheb mööda. Ei jää mingisugust kahtlust, et ta justkui ei pannud äkki tähele seda põõsa taha maha lamama jäänud meest, vaid siin öeldakse lausa, ja kui ta teda nägi, läks ta ringiga mööda. Nii et see oli väga teadlik ja tahtlik käik. Ja siis tuleb leviit, samamoodi eraldatud pühasse teenistusse, templiteenistusse, ja ka tema läheb mööda. Ja siis tuleb samaarlane ja korjab ta üles. Mäletan, lapsepõlves räägiti lugu, et nii juhtus ka kusagil Eestimaal, et keegi oli tee ääres maas ja kirikuõpetaja oma siguliigas kiirustas parasjagu jumalateenistusele ja vaatas, et sai kuidagi mööda. Tal oli kiire, jumalateenistus algas ja inimesed kogunesid. Siis tuli koguduse juhatuse esimees oma Moskvitsiga. Tal õnnestus ka mööda saada. Lamab siin lumeangas, võib-olla on ilmselt joodik, eks ole, loomulikult ise süüdi oma asjades
ja meil on täna ikkagi ilus pühapäev. Me ei taha siin käsi määrida. Ja selles loos, ei tea ju, kas see on tõsine lugu või mitte, aga oli siis üks Vene soldat, okupatsioonivõimu esindaja, kes sama teed jalutas ja abivajaja üles korjas, et tema elu päästis. Tegelikult oli preestril ja leviidil loomulikult head põhjused seda teha. Preester tõenäoliselt, siin öeldaksegi, tuleb alla Jeruusalemmast, ta oli oma teenistuse korra lõpetanud, kas oli siis nädal või kui pikalt ta seal oli templis ja tal oli tõepoolest keelatud midagi sellist katsuda, muidu ta oleks pidanud tagasi minema üles Jeruusalemma ja puhastusriituse läbi tegema. Et kui see vereloigus läbav mees oleks surnud olnud, siis laipa katsuda oli preestril täiesti keelatud. Surnuna tohtis ta katsuda ainult oma isa ja ema, tütart või poega ja siis täpsustatakse veel, et ka vallalist õde tohiks ta siis aidata või tema matust korraldada, aga kui õde on juba abielus, siis enam ei ole selle preestri asi. Ehk siis ta on eraldatud, ta on pühitsetud, mis tähendab ju eraldamist sellisest igapäevasest elust templi teenistuse jaoks ja tõepoolest sellised puhastusreeglid kehtisid, sama oli ka leviidile, aga Jeesus tahabki siin öelda just seda, et Jumal nõuab halastust, mitte ohvrit. Armastuse käsk ületab kõik need piirid. Me oleme jõudnud uude ajastusse, me ei saa ennast vabandada mingisuguste selliste reeglitega, mis tunduvad ju üllad ja ilusad. Paljud kaasmaalased oleksid samamoodi öelnud, et jah, preester tõesti poleks tohtinud siin midagi teha. Siis Jeesus on teist meelt. Ja nii ta kuulutab uue ajastu koidikut, räägib armastuse käsust, räägib sellest, et Jumal on andnud meile ligimese ja meie ise võime olla ligimeseks mõnele teisele. Ja nüüd me näeme, et tõepoolest see asi läheb siin isegi veel hullemaks kui selles loos, kus Vene soldat seda tegi, sest nõukogude ajal me võisime sõduritega päris hästi läbi saada. Nendega sai bensiini osta, kui oli kütusekriis ja nendega võis ka teistpidi ju asju ajada. Me teame, et tänane olukord Ukrainas on ju hoopis midagi muud, kui see oli meil okupatsiooni ajal siin. Aga samaarlane. No, Jeesus oleks võinud leida mõne parema tegelaskuju selles loos. Samaarlast oleks juutnud kõige vähem tahtnud enda aitajaks. Ta olid küll ju põliselt sama rahva Põhjariigi elanikud, aga nad olid juba ammu läinud justkui teist teed. Jeesuse ajal me teame ka on juttu sellest, kuidas naine kaevul ütleb, et nemad käivad Kariisimi mäel ohverdamas, ehk siis pühapaigad on teised, aga need pühapaigad olid sajandeid juba juudi jaoks rüvetatud, sinna oli ka teistele jumalatele altareid sinna lähedale püstitatud. Ja igal juhul samaarlane, kes võis päris paljuski jagada sama vanatestamentlikku vaadet ja eluhoiakut, oli ikkagi paariaks kuulutatud, tegelikult lausa vaenlaseks peetud. Tema kohta ei saanud mitte midagi head öelda. Ja ometi see samaarlane tuleb ja talle lööb valusalt rindu see, mida ta näeb. Ta peatub ja nüüd kirjeldatakse nii üksikasjalikult seda, kuidas ta aitab, et näidata, milline on armastuse väljendusviis. Ta lakkas temast hale, ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini.
tõstis ta oma muula selga, ise läks jala edasi muuseas. Võib-olla võttis ka mõne koorma veel muula pealt oma selga, et see jaksaks abivajajat kanda. Viis ta öömajale, kandis sealt hoolt tema eest. Järgmisel hommikul võttis ta välja 2 teenarit, andis need peremehele ja ütles, kanna hoolt tema eest. Ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi teel. Nii et mitte ainult see, et ta määris oma käed, kulutas oma aega, kindlasti seadis ka ennast ohtu, sest röövlid ei pruukinud üldse ju kaugel olla, nad võisid seal samas kusagil veel redutada. Ja see, kuidas too mees suutis aidata ja maksta ja lubas veel maksta, kui vaja, tähendas ju, et temalt oleks olnud ka midagi röövida. Nii et ta seadis oma elu ohtu ja siis, kui ta tõepoolest ka maksis 2 teenarit, me teame, see teenar oli sellise mitmest tähendamissõnast, me juba teame seda, et see on päevapalk, on juhutöölise päevapalk, ehk siis 2 mehe päevapalga maksis kohe tema hoolitsemise eest ette ja lubas pärast veel maksta. Kirjeldatakse ühte ilusat tegu, mis on lõpuni viidud. Vahel me enda südame rahustuseks saame öelda, et me aitasime mõnda inimest sellega, kui me korraks auto kinni pidasime ja midagi tema heaks tegime või ütlesime, aga siin oli sammhaaval, iga samm nõudis ohvrimeelsust, iga samm nõudis otsust, et ma jään selle juurde ja ma tahan lõpuni temaga koos olla ja veenduda, et ta on ikkagi abi saanud. Antakse meile üks ilus eeskuju. Aga siis läheb ju lugu edasi ja Jeesus küsib seadusandja käest, et kes sinu arvates on saanud ligimeseks sellele, kes oli sattunud teeröövlite kätte. Ja tema vastab. Tal on hästi raske vastata, seda on näha. Ta ei saa öelda, et samaarlane oli ligimene. Ilmselt tema keel ei paindu seda ütlema. Ta on tõsiselt hädas. See tähendaks, et ta peaks muutma oma arusaamist ja ühtlasi saab ta aru, et ta on väga kaugel sellest, mida ta just oli lugenud. Armasta Jumalat kõigega ja armastama ligimest nagu iseennast. Ja ta vastab siis pudistades, et see, kes tema peale halastas. Ja me võime öelda, et see oli siis juba teine läbikukkumine tal selles loos. Et seda esimest küsimust küsides arvas ta, et Jeesus on lihtne vastane ja satub kohe hädasse ja ei suuda siit edasi minna vastusega. Ja nüüd sellele viimasele Jeesuse küsimusele vastates ta pidi tundma, et tal on võimatu enda sees muuta seda välja kujunenud hoiakut, kus ta saab ligimiseks pidada igaühte, kes abi vajab. Aga kui me veel loeme korra ja mõtleme, siis siin läks veel tõsisemaks. See Jeesuse küsimus, kes sinu arvates on ligimene sellele, kes sattus hätta, pöörab ju olukorra teistpidi. Selles loos olen mina ise see, kes vajab abi. Seaduse tundja pidi aru saama, et lugu räägib nüüd juba temast endast. Jeesus küsib, kes on sulle ligimene? Me valime tavaliselt poole, kui me kuuleme mõnda lugu. Samamoodi on nende ilusate tähendamissõnadega, mida me ikka oleme harjunud lugema või kuulma kirikus.
ja me juba teame, kelle poolt me oleme. Kes on positiivne kangelane, kes on negatiivne. Kui me vaatame mingisugust jalgpallimatsi ja kui seal ei ole meil kumbki meeskond tuttav, siis hiljemalt esimeseks poolajaks me valime poole, kelle poolt me oleme. Me tahame võitjate poolt olla. Me tahame olla positiivsed kangelased. Siin me võisime mõelda kaua, kelle poolt me oleme. Aga loo lõpus me saime teada, et meie olime vereloigus maas. Ja meid tuli aitama see, keda me elus ja tervise juures olles iialgi poleks kõnetanud. Me poleks tahtnud olla tema sõbrad ega tema lähedal. See oli nüüd juudi vaade sellele loole. Isegi tal oli lubatud vihata seda inimest, teda hukka mõista. Öelda, et ta on valesti elanud ja valesti mõelnud. Ja Jumala riigi aust on ta ilma. Tal ei ole midagi pistmist õndsaks saamisega. Ehk siis see lugu on nüüd nii tagurpidi pööratud, kui seadusetundja alustab selle küsimusega, et mida ma peaksin tegema, et igavest elu pärida või õndsaks saada, siis nüüd on ta selles olukorras, kus tema ellujäämine sõltub võõramaalasest, valesti uskuvast ja elavast inimesest. Ja meie küsime siin. Samamoodi küsime kohe mitu korda, et kes on mulle ligimene. Me teame päris mitut inimest, kes on meile armsad ja lähedased, kelle pärast me õhtupalves palume, kelle käekäigu üle me muret tunneme, vahel küsime. Aga kas need on meie ligimesed? Siis me saime teada, et Jumal on andnud meie teele ligimeseks selle, kellega meie mõte ja hoiakud ei ühti. Ja ometi on ta antud meie jaoks. Ja kolmandaks me saame teada, et meie oleme ligimeseks. Meie kohale võib kummardada abi andma see, keda me ise ei oleks kunagi selleks soovinud, aga valinud. Ja siin Jumal seab armastuses alati sihi kaugemale. Me ei pea armastama mitte teist inimest kõigi tema vigadega, nii nagu meidki on raske armastada, vaid me mõistame, kuidas Jumal on meid armastanud. Kui kõrget hinda on tema meie eest maksnud. Ja see on see meie väärtus koos sellega, mis meist võib saada. Jeesus saadab vigased ja sandid templisse, kuigi seal on suur kiri värava peal, et vigased sandid sinna ei tohi tulla. Aga ta saadab nad seal templisse sisse, lihtsalt teeb nad terveks ka veel ukse peal. See on meie kõigi võimalus. Ja kui ei oleks olnud võimalus sellel röövlil, kui ei oleks võimalust kiuslikke küsimusi küsinud seaduseandjal, siis ei oleks võimalust ka meil. Ja me ei peagi raputama soola siia haavale ja lisama, et peksa said ja röövisid tolle mehe ilmselt tema oma usukaaslased ja rahvuskaaslased, aga halastas tema peale valeusuline võõramaalane. Aga Jumala riigis on kõik võimalik. Ja meie saame siia lõppu öelda, et kui meie oleme raskes olukorras, siis me teame, kes meie peale halastab. Me oleme õppinud tundma Jeesust Jumala poega. Ta on ennast meile just niimoodi ilmutanud. Ta on õpetanud meile vaenlaste armastamist. Ja ilma pikemata on selge, et läbi pekstud, paljaks röövitud,
surema jäetud inimene on võrdpilt meist endist ja sageli me oleme nii raskes olukorras. Ja Jeesus on surnud meie eest, kui me olime alles tema vaenlased. Ta on ristile läinud mitte ainult sõprade ja usukaaslaste pärast, vaid selleks, et kõik võiksid pääseda. Ja nii kaua, kui on armuaeg, ei ole hilja. Meie peale on halastatud ja meie saame sedasama teha oma elus nendega, keda Jumal meile määrab ligimiseks.